11. aprill 2025 toimus G2 lennuprojekt. Kuidas ma kinni panen seda? Esimesena me käisime Kohila jäämarja tehases, kus firma asutaja rääkis meile, kuidas ta oma ettevõtet alustas ning näitas, milline on jäätise tootmisprotsess. Saab siis 22 jäätist ja kui läheb 4 vormi sisse, siis 88 jäätist. Ta näitas meile sügavkülmaruumi, kus valmis jäätiseid hoiustatakse. Kui tuleb. Siin näitas ta meile, kuidas pulgajäätiseid tehakse ja me saime neid ise ka pakendada. Siis kui me veel kasvasime, saime nagu igal värvi, igal maitsel oli oma värv. Pärast tehase vaatlemist me täitsime õpetaja antud ülesannet. Oleme siis ühe suure maasika juures. Ja neid maasikaid on üle Viljandi linna peaks mitu tükki olema. Oleme jõudnud Viljandimaa vabadussambani. See vabadussammas on pühendatud 900 eestlasele, kes hukkusid vabadussõjas. Jõudsime kella 5 paiku Viljandi Kultuuriakadeemiasse, kus õpilased Victoria ja Maria rääkisid kultuurikorraldusest ning oma elust gümnaasiumi ajal. Nende arvates kõige suurem erinevus ülikooli ja gümnaasiumi vahel oli iseseisvumise arendamine, palju oli vaja muretseda söögi pärast ning kõik oli sinu enda teha. Õhtu lõpus käisime Ugala teatris vaatamas etendust Uus tüdruk. Mulle meeldis, kuidas seal oli vaikõpliku vanemat repertuaari, aga kauemat, mis tõi erinevaid žanreid sisse. Minu jaoks oli see etendus väga naljakas ja täpselt selline huumor, mille peale naeraks näiteks minu vanema kui ka mina. See tähendab, et kõik leidsid sealt enda jaoks midagi, kõigil oli väike äratundmismoment. Me oleme suure musklis mehe juures, kes on Martin Glenn. Glenn. Me oleme suure musklis mehe juures, kelle nimi on Martin Glenn. Ta oli Eesti esimene olümpiamedali võitja.